Aga noored süüdistavad 2 muusikalavastajad ahistamises. Nooni. Riiti hoolega ette ja kaalusime iga sõna, sest teema on niivõrd laetud ja delikaatne. Beat oli hea, true. Nimelt aga nagu need sõnad olid mingi... tegelasi 2 muusikali. No ma ei tea, see nagu midagi oli see lofn. Aga beat iseenesest nagu töötas küll. Produtsent ja lavastajad seksuaalses ahistamises. Tegi väga suurt siis seksuaalset soovi. Nii üllatav, kui see ka ei kõla, aga mõned kuud hiljem pöördus Sandri poole ka teine sama huvikooli meesõpetaja ning algas pool aastat kestev internetisuhtlus, kus vahetati nii seksuaalfantaasiaid kui ka raha eest alasti fotosid. No asi algas väikestest summadest, et alguses võib-olla oli 10 eurot või 20 eurot ja eks need summad nagu kasvasid ja ma arvan kokku, mis võib-olla mulle laeks. Miks kõik õpetajad homoseksuaalid on? Kus on võib-olla siuke 250-300 eurot. Siit hargneb lahti tavatud detektiivi lugu, millest nähtub, et 2 karismaatilist ja teatrivaldkonnas vägagi tunnustatud noort õpetajat ahistasid ja ahvatlesid aastate jooksul mitut alaealist juhendatavat. Kuidas see on nagu võimalik, et nagu need asjad on saanud nagu aastate viisi juhtuda nagu ühes kohas, teises kohas, ühel ajal, teisel ajal, et nagu sellest on nagu siuke suur pilt nagu kokku joonistunud ja just öeldes nagu see ajab tegelikult nagu vihaseks. Loo peategelased möönavad, et olid seksuaalselt vabameelsed ja aktiivsed ning tagantjärele tarkusega teeksid mõndagi teisiti, aga ühtegi seadust nad rikkunud pole. Seetõttu jätab ka pealtnägija nende täisnime ja näod varju, ehkki uudisimulikel on neid lihtne tuvastada. Ma olen teinud aastaid tagasi kindlasti võib-olla mingisuguseid valesid valikuid, ma absoluutselt ei eita seda. 20-aastane Kaarel käitus kindlasti teistmoodi kui 30-aastane Kaarel. Tänasel päeval on selgelt minu jaoks piir hoopis teistes kohtades, kui ta oli tollel hetkel võib-olla. Novembris 2013 asutatakse Järvamaal Türil Eesti noorte muusikaliteater. Napi eelarve ja varasema kogemuseta keskkooli noorte juhitav projektiteater toob lavale kõrgetasemelisi muusikale, kus saavad oma lavarissed 100 koolinoored üle Eesti. Üks neist oli tollal 16-aastane Loora-Eliise Kaarelson. Seal tekkiski selline äge ühine vaim, et me teeme nagu ühist asja. Me paneme siia nagu oma need töötunnid sisse, me täiega pühendume ja nagu tegelikult see oligi nagu väga muljetavaldav, et kuidas see on siis võimalik, et noored tulevad kokku ja teevad 2 nädalaga nagu tõesti 2-3 tunnise tüki, mis on nagu väga mitmekesine, hoogne, hästi sisutihe ja seal Türil tegelikult tekkiski ka oma elu ja oma mull täiesti, kus see ongi see oma maailm, et sa tuled kodust ära, kõik need noored tulevad sinna kokku ja siis sa eladki seal pead-jalad läbi segi. Teatri kunstiline juht ning projekti aju on Türil üles kasvanud ja tänaseks 30 TV-poisi parim sõber või? Pedagoog Kaarel. Loominguliselt mitmekülgne noormees saab tuule tiibadesse Superstari saates ja lööb aastate jooksul kaasa paljudes suurtes teleprojektides. Muusikaliteatri üheks põhinäitlejaks ja palju vahele paneme, et ta valis sotsiaaldemokraate. 4 aastat noorem, hetkel 26-aastane Mark, kellega koos töötavad nad ka Kaari Sillamaa kaunite kunstide koolis. Nad on hästi mitmekülgselt andekad ka, et võivad teha nii kirjutada, lavastada, teha koreograafiat. Nad on mega andekad inimesed. Neil on see oskus panna mingisugune mõte koef paski ei hakka petti panema. See nagu kaasahaaravaks ja lahedaks. Kaarli ja Marki entusiasm ja energia nakatab paljusid. Aasta-aastalt on muusikaliteatri castingutele üha suurem tung, sest kõrge kunstilise taseme kõrval levib jutt, et laululaagrites saab ka korralikult pidu panna. Sellest oli meil juttu meie noorte õpetajatega ka, et kui sa nüüd enam ei ole õpilane nende hulgas, siis sa ei tohi nendega koos pidu panna. Et nüüd on see vahe ja distants peab olema. Kui alguses ollakse enam-vähem ühevanused ja asi ei tundu veel karjuvalt veider, siis aastate jooksul tulevad uued õpilased peale ja 2 juhendaja piiripealne käekiri pigem süveneb. Kaarel pakkus šotte 14-aastastele musi eest ja kõik tegid musi ja see on normaalne asi. 14-aastastele!
kui normaalne siis tegelikult on, onju. Võttis särgi ära ja nüüd hakkas mingi väänama mingit tatti või? Mida ma vaatan? Et noh, Kaarel tahtis, et mingi hästi niisuguse treenitud ülakehaga noormees võtaks oma särgi seljast ära. Võta ära, onju. Noh, ja siis ta võttis äkki teine ja ma ei tea, äkki võtsid 5 meest need särgid seljast ära, onju. Et no, okei. Kas see on nagu vajalik? Ja siis tuli see pudelimäng, kus ei olnud muud reeglid kui see, et kui pudel sinu peale satub, siis sa pead sellega, kes pudelit keerutas, suudlema. Ma ei olnud sellega ilmselgelt nõus, sest mul oli ka samal ajal suhe. Aga miks sa seda pudelit seal keerutasid siis või miks sa seal mängus olid, kui sul suhe on? Kaarel ikkagi suudles mind. Ka peale 5. korda, kui ma ütlen, et ma ei soovi ja ma ei mängi seda mängu. Miks sa ära ei lähe? Mis siin toimub? Vaid 2 kuud enne muusikaliteatri 10. juubelit, kui lavale jõuab teatriajaloo suurim lavastus Marcella, lõpetab trupp ootamatult tegevuse. Ühelt poolt viitavad juhid loomingulisele väsimisele ja majandusraskustele, teiselt poolt segavad probleemid isiklikus elus. Just sel perioodil jõuavad Kaunite kunstide kooli juhi Kaari Sillamaani Marki kirjavahetused oma õpilasega, millest lugu alustasime. Muuhulgas sõnum, kus Mark pakub õpilasele seksi eest järeleaitamistunde. Mis teie reaktsioon oli sellele? No šoki sain. Jah. See on šokeeriv. Ma ei tea, mida ma just lugesin, aga ma loodan... Ma ei ole jõudnud kasseeni lugenud ausalt. Käis teil läbi ka, et äkki me peaksime minema politseisse, pöörduma kuskile? No minul hakkas nagu see punane lamp põlema, et äkki on meil koolis mingid nooremaid poisse, kellega midagi on olnud. No. Siis me üritasime nagu uurida mõne õpetajaga ja mõne niisuguse usaldusväärse lapsevanemaga. Meil ei tulnud kuskilt midagi, õnneks. Kuna ei tulnud selliseid juhtumeid rohkem, jätsite selle asja sinna paika? Jah. Okei. Pärast neid intsidente jätkavad Kaarel ja Mark tööd laste ja noortega. Mark teeb näitlejana kaasa Lottemaa teemapargis Pärnumaal. Lottemaale ka veel või? 14 oli liiga vana või? Enam kui 1,5 aastat, kuni 2025 kevadel jõuavad endiste muusikaliteatri vilistlasteni viited uutele võimalikele ahistamisjuhtumitele. Hakkasid liikuma mingid jutud. Need olid nagu kuidagi veidralt nagu detailsed või kuidagi, et mis siis nagu sisaldasid endast nagu kas alaealise ahistamist või siis isegi täiskasvanud. Pihtimus, aitäh sulle 29 uud. Ja siis neid lugusid nagu tuli ja siis see kompluaa nagu kogu aeg nagu täienes niimoodi, on ju. Pealtnägija suhtleb tosina noorega erinevatest asutustest, kus Kaarel ja Mark on aastate jooksul töötanud. Joonistub tavatu muster, kus sageli on just täisealised õpetajad need, kes õpilastele ja trupi liikmetele flirdi või siivutute ettepanekutega lähenevad. Korduvad sellised provotseerivad küsimused ka Kaarlilt, et ala stiilis, et kas sa oled kindel, et sa oled hetero, et otsusta ära, et muidu mul võivad tunded tekkida. Et sellest sai ka nagu selline nali, et mööda minnes jälle, et kas sa oled nüüd otsustanud, oled sa hetero või mitte. Andis siis valgust enda elusse, et mis on tema seksuaalsus, kuidas siis ta suhtub meie teistesse õpilastesse, et kes on tema arvates ilus, kellega ta sooviks seksida, küsis ka minult, kellega mina sooviks seksida. Aga siis see läkski nagu aina ilbemaks järjest ja siis mingi hetk ta kirjutaski mulle ka mingi, et nägin, kuidas see diivani alt võtsid midagi, üritasid kätte saada, su tagumik oli upakil ja mul läks kõvaks selle peale. Tagantjärele nähtub, et vihjed jõuavad mitut raksu ka tööandjateni, aga probleemi lahendamisega ollakse raskustes, seda enam, et ka alaealised ise annavad vastuolulisi ütlusi.
Iseloomulik näide on Lottemaa, kuhu 2023. aasta suvel laekub anonüümkiri Marki probleemide kohta eelmisel töökohal Kaunite kunstide koolis. Ja mind kutsus vestlema siis Lottemaa näitlejate juht ja enne seda siis Mark konkreetselt ütles mulle, et sa pead ütlema, et kõik oli kahepoolne, et sa ise tahtsid, kogu aeg tahtsid ja sina olid kõigega nõus. Ja selle näitlejate juhiga vesteldes siis saime väga selgelt teada, et see on mu oma viga, et ma neid pilte saatsin. Et mina olen süüdi ja mina vastutan, et selliseid pilte ei tohiks saata ja mina olen hoopis see paha. Mark jätkab poolte kokkuleppel teemapargis tööd ja on Lottemaa üks hõivatumaid näitlejaid, kuni 2024 kevadel kerkib üles uus ahistamiskahtlus. Täiskasvanud meeskolleeg, nimetame teda Keijoks, väidab, et õhtuse peale järel toimus näitlejate puhketoas seksuaalvahekord, mida ta ei mäleta. Viimane mul mälupilt oli sellest, et ma jõudsin autosse ja mind hakati ära viima. Ja siis mul oli mäluauk, et kõik oli must. Ja järgmine hetk, kui ma siis silmad avasin, ma olin puhketoas. Lõpeta ära. Ära räägi. Mark tegi mulle oraalseksi. Ei, lõpeta ära. Aga ma sellel, kui see toimus, siis oligi mu keha ei liikunud. Ära hakka mulle. Ma ei oska mitte midagi teha. See juhtus tema initsiatiivil, kui vajasin mulle selle kohta ka tõendid. Kui ta soovib mind siis palun, see on tema õigus, ta võib minna pöörduda kohtusse, kohtus siis selgub tõde. Keijo kolleegid pöörduvad paar kuud hiljem selle jutuga Lottemaa juhtkonna poole, aga pärast arutelu ei anta asjale ametlikku käiku, sest kõik juhtus ühise pidutsemise käigus. Mõlemad olid tugevas alkoholijoobes ning ka Keijo ise ei soovi asja suure kella külge panna. Et see oli meie jaoks vau, et me tegeleme absoluutselt õige asjaga, et see ei ole nagu mingi vana hobuse hauast välja kaevamine umbes, et lihtsalt, et kui meil nagu tuleb uusi asju peale, siis nagu halloo, mis toimub, on ja täiesti nagu sürreaalne. Ega kuidas jälle mingi sotsiaaldemokraat on nagu? Nagu kuidas? Kuuleb mitmest allikast veel teistestki võimalikest ahistamisjuhtumitest Lottemaal. Ega kuidas nagu? Suhtes laekus kaebus isegi veel 2025. aasta suvel ehk ajal, kui endised kolleegid juba asja uurisid. Lottemaa teemapargi tegevjuht Margit Toodu nimetab kõiki taolisi väiteid alusetuteks kuulujuttudeks. Suhtume äärmise tõsidusega oma töötajate ja külaliste tervist ja heaolu puudutavatesse küsimustesse. Oleme teadlikud riskidest, mis käivad kaasas noortega töötamisel, mis tõttu pöörame nende omavahelistele suhetele ja probleemide lahendamisele suurt tähelepanu. Lottemaal ei ole kogu 13-aastasel tegutsemise perioodil toimunud ühtegi juhtumit, mis läheks vastuollu seadustega. Ei ole ka jäänud lahendamata ühtegi suhtealast probleemi selliselt, et osapooled seda lahendatuna ei tunneks, kirjutab Toodu. Eetilises küsimuses on ju tegelikult siis vastutus ju sellele organisatsioonile on vastutus tegelikult kõigil inimestel, kes näevad, et nagu midagi imelikku toimub, et minu meelest see on turvalisuse küsimus. Mitte miski ei saa kunagi õigustada väärkohtlemist ei alaealise ega täiskasvanu suhtes. Ja kui see toimub huvihariduses, siis tuleks võtta vastutusele need inimesed. Kaarelson need inimesed peaksid olema pöördusid 2025 seina ääres. Haridusministeeriumisse. See oli nali muidugi. Eelkirjeldatud juhtumid ja hiljem veel mitmed Ma olen naljamees. 7 aasta vältel. Hayley Griffith, kes juhib ministeeriumi noortepoliitika osakonda, oli kuuldust šokeeritud ja edastas pärast mõningast arupidamist kolleegidega asja politseile. Eluaegne. Ma arvan, et see on vangi. ikkagi väärkohtlemine, et see ei ole kindlasti eetiline, see ei ole professionaalne käitumine ja see viitabki sellele, et tegelikult sellel noorel või nendel noortel seal ei ole turvaline ja hea olla. Ja sellised inimesed nagu päriselt tuleks ära kastreerida nagu. Ja jõudis järeldusele. Nagu, ma ei tee nalja, nagu päriselt tuleks ära kastreerida sellised inimesed. Praeguse info põhjal pole kuritegu toime pandud. Küll aga ei välista kuriteo puudumine asjaolu, et õpetajate käitumine võis teatud olukordades olla ebaeetiline.
Otsuse ebaeetilise või sobimatu käitumisega õpetaja töö jätkamise osas teeb haridusasutus, selgitab Põhjaprefektuuri raskete kuritegude talituse juht Elari Haugas kirjalikus vastuses. Väljaspool kooli tegevuses võib-olla need piirid on hägusemad, et võib-olla ka need noored võivad olla peaaegu et üheealised, võib-olla ka nad tunnevad üksteist varasemalt, siis selline käitumine kindlasti ei ole lubatav, et juhendaja selliseid pakkumisi oma noortele teeb. See piir on ikkagi seal, et kui sa oled no samas ta seal lutsutab munni, see kastreerimine ei aita samas. Ta ise ei, selles suhtes, et ta on pigem see saaja rollis, ta ei ole see andja rollis. Selles suhtes on sul õigus, jah? Sul on mõju selle noore üle ja ma arvan, et sealt see piir jooksebki. Hailey Griffith rõhutab, et Kaarli ja Marki juhtum viitab varjatud probleemile meie ühiskonnas. Sageli ei pruugi noored ise arugi saada, et õpetaja, juhendaja või treener on nendega ebasobivalt käitunud ja mitte formaalõppes, näiteks huvikoolis või laulustuudios, võib see piir olla veelgi hägusem. Hetkel ongi ministeeriumis väljatöötamisel uued kutse-eetika reeglid huvihariduse ja noorsoo-valdkonna juhendajatele, mida lähiajal avalikkusele tutvustatakse. Me tahame seada... Aga miks nad selle kuti nägu ei näita? Sest ta ei ole kohtus süüdi mõistetud või midagi või? Kvalifikatsiooninõuded, millega siis tuleb kaasa ka ikkagi see kutse... Ei, ma mõtlen seda, et... Aga mina ka ei ole kohtus süüdi mõistetud, et ma internetis nalja teen, aga minu nägu igal pool näidatakse. Et ei saa olla... Mis teema nagu sellega on? Nii, et sa töötad noortega ja sa isegi ei tea, mis seal kutse-eetikas kirjas on, kuidas sa peaksid käituma, et täna ikkagi noortega võivad töötada ükskõik millised inimesed. Ma ei lutsu munni, jah? Okei. Kui ma munni lutsutaks ja sotsiaaldemokraat oleks, siis oleks hägustatud. Mark ja Kaarel möönavad intiimset laadi ettepanekuid, aga vanuse vahe polnud nende sõnul suur ja nad polnud formaalselt õpilase-õpetaja suhtes, vaid pidasid neid oma sõpradeks. Tagatipuks peavad kogu teemapüstitust enda tühistamiskampaaniaks, mille taga on vanad arusaamatused ja küüneviha Türi muusikaliteatri lagunemise ajast. Väga hea, et need küsimused need praegu tekkisid ja et inimesed ütlesid, et nad tundsid ennast ebamugavalt, aga miski pärast need samad inimesed, need samad näod, need samad nimed aastast aastasse käisid seal edasi. Kas neid siis häiris ikkagi või nagu, et kuidas on võimalik, et mind ikkagi tohutult häirib, et mihuke pordumaja just kui seal toimub, on ju, aga ma ikkagi iga aasta kandideerin uuesti, iga aasta tahan uuesti minna, iga aasta kirjutan, et palun arvestage minuga, ma tahan olla trupis. Muusikaliteatris ei olnud ma õpetaja. Muusikaliteatris olin ma lavastaja. See ei olnud õppeasutus. See oli harrastusteater, kuhu toored tulid vabatahtlikult, tuli, nahkus, mida ta soovis, tegi täpselt seda, mida ta soovis ja võis vabalt astuda päeva peal uksest välja, nii et mitte keegi ei saanud talle öelda, et sa ei tohi ära minna. See ei ole õppeasutus. No seal oli tõenäoliselt siis see case, et nendel lastel või noortel ei olnud mitte kuhugi mujale minna, kui ainult seal muusikateatris siis olla, on ju, ma eeldan. Sest see oli mingi väike koht ka, mingi Türi või? Ma sain õigesti aru vist, on ju. Kahju on pettuda inimestes. Et see on nii väike koht, et seal ei olegi midagi muud, kuskil mujal ei olegi minna ju. See on mingi ainuke koht, kus noored koos käivad, ma eeldan. Lihtsalt on oma elu sellega ise ära rikkunud. Ja pedagoogina ma ütlen seda, et sellised inimesed tuleb hoida eemal lastest. Aga seda anyways, jah. Et kui tegu oli täisealistega, kes mingi 14-aastastega seal mingisuguseid rõvedusi korda saatsid, siis see on ikkagi ju... See on seadusvastane ka veel. Nagu ma ei saa aru, kuidas nagu sellest mingit case'i tõmmatud. Ja siis ei ole ju mingi valid point, et no jaa, aga nad ei läinud ära. Nagu see ei ole siis valid ju. Ühe lavastaja ja Lottemaa vastulaused paneme täispikkuses üles meie veebi. Kokkuvõtte on, et seksuaalsus on osa inimeseks olemisest, aga kui sa oled õpetaja või muu mõjuvõimuga isik, pead oma libidot ikka eriti hästi kontrollima. Jaa, nõustun. Nii, TikTokid ja siis võhkarid. Põmm.